üli hea meel, et jälle on siia kogunenud ligi 10 000 inimest. See üritus, see pidu sai alguse 8 aastat tagasi ja siis oli siin esimesel aastal 300 inimest. Siin on toimunud meeletu areng. Iga aastaga on see pidu läinud suuremaks ja suuremaks. See on ka Saue valla külade pidu olnud läbi aastate. Ma tervitan kõiki Saue valla 17 küla. Hurraa! Ma loodan, et te kõik naudite tänast üritust täiel rinnal, käite laadal, toetate Gruusiat, külastate Lions Klubi telki, kus on väga maitsvad söögid. Tundke ennast mõnusalt ja ülivahvat laupäeva teile! Eesti vanasõna ütleb, õige sõber kaalub rohkem kui kuld. Häid sõpru ei ole kunagi meil liiga palju. Eesti ja Gruusia on sõbrad. Tõsi, nemad grusiinlased on natuke teistmoodi kui meie, eestlased. Käituvad vahel teisiti, neil on teised kombed ja mitmeski asjas teistsugused arusaamad. Kuid kõik see on hea, sest õppida on enim neilt, kes erinevad, kes pole päris täpselt niisugused kui meie. Tere, armas rahvas! Kuna Laagri Lions Klubi on ellu astunud selleks, et aidata abivajajaid, siis täna me otsustasime, et teeme oma väikese panuse ja aitame siis seda palju kannatanud linna ja selle lasteaeda ja anname üle siis tagasihoidliku kingituse, milleks on siis joonistustarved. Ja loodame, et lastel on nendest rõõmu. Kas te olete Saue elanikud? Mitte Saue, vaid Väänäes. Meil lihtsalt siin sa sellel üritusel käia, oled sa aastaid käinud? Esimest aastat. Esimest aastat. Ütle mulle seda, et sa oled olnud kõik need aastad oma elus ühes vallas elanud? Ei. Elasid linnas ennem? Ja vanemad tõid mind maale ja siia ma jäin. Meeldib sulle? Ja, väga. Ütle, mis vahe on sellel linna ja maaelul? See saab hingata. Linnas ei saa. Linnas on nii must ja siin on ikka loodus. Aga samas see on nii lähedal linnale, et sellest ei tunne puudust. Andsid sa endale selle tõotuse, et sa ei lähe kunagi linnale tagasi? Jah.
muna. Kondi jaoks on. Ja teie olete? Jaa. Vahendid, soos käimiseks. Aga ma käin. Hävespäev! Ei ole. Nii, me oleme Vanemuise laadal aasta 2010 ja tegemist on mis külaga? Tuula ja Pällu küla ühiselt. Jah, mina olen Pällust, tema on Tuulast. Mina olen sealt vahelt. Tule siis siia keskele. Kahe vahel. Nii, ja siin laadal on ettevõtmisi igasuguseid. Mida teie ette võtsite? Meie võtsime ühe restorani pidamise ette. Ja mitte ainult, me võistleme täiel rinnal ja teeme kõike, mis pakutakse. Ise tehtud kurgid, küüslauk. Ja kõik on väga maitsev. Tulge meile külla! Aga miks selline vene teema, kas see, et Tuula on just nagu tähendas midagi? Natukene nagu kõik arvavad, et vaata Tuulas tehakse samovare ja relvatehas on Tuulas ja siis seostatakse natuke. Meile on isegi olnud selline juhus, et kiri on tulnud sealt Venemaa Tuula kaudu siia meie Tuulasse, nii et sealt see mõte. Meie arvame, et kultuur ongi viidud Tuulast Venemaale. Hurraa! Kas tegelikult võib arvata seda, et esimesed samavarid tehti hoopis siin? Absoluutselt. Algsete Eesti asukate poolt. Kas teile tundu, et need ülejäänud valla ja ülejäänud külamehed ikka hakkavad niisugust kadeldust tundma, et sellised naised korraldavad niisugused napsu kõrvale, kõik on olemas, tule ainult kohale ja võta? Ei, no osad juba on meil siin jäidki niimoodi paika ja vahepeal käis naisele nägu näitamas ja ütles, et tuli jälle tagasi ja väga rõõmsad on. Aga me ei tee nendega mitte midagi halba. Ega meil vallalisi naisi enam ei ole, jah? Kas te need ikka mehed annate tagasi pärast? Ja anname küll, sest meil on oma mehed ka kaasas. Aga nii virgad. Tahtlikud ei ole. Tegelikult meie selja taga seisavadki meie mehed. Jah, mehed on meil head. Mehed on meil õige naps. Kuulisite ikka ka või? Ma väga loodan, et järgmisel aastal on see telk poole suurem. No, kui me jaksame. Aga ma tahtsin ühe tähelepaneku veel öelda, et meie külast on volikogu esimees pärit. Saue valla volikogu esimees on meie külast. Me näpuga ei näita. Me ei hakka näpuga näitama. Tule teeme ühiselt. Nii, aga kiire siis küsimus ka teile. Ütle, kas on sul niisugune tunne, et küll ma olen ikka üks õnneseen, et minu külas on sellised naised? Ikka. Küll ma olen ikka õnnelis mees, et ma olen sellises vallas tegutsen, kus on sellised naised. Absoluutselt. Mida head sa tahaksid praegu öelda aastal 2010 oma valla inimestele? Et neil läheks kõik ettevõtmised korda, et neil oleks leib laual ja pereasjad kodus.
siis on palju, kell on 7, siis on hästi. Niisiis. Täna ma pakun välja on üks, ma arvan, 50 lastikku on tehtud. Kassid, holdjaprintsessid, ämblikmehed. No ikka kõik, mis ikka popp on ja sädeleb, vaata. See kõik on hea, sädeleb. Ossa! Siin on igasuguseid lahedad asju, aga neid vaatame pärast, kõigepealt teeme ikkagi soojenduse ära. Kes lähevad sel aastal kooli juba? Teie lähete või? Väga hea, te peate harjutama, sina käid juba, kas sa lähed uuesti kooli või? Et siis te peate harjutama käe tõstmist nii. Kõik lasevad käed alla ja minu märguande peale käed nii kiiresti üles, kui saate. Eks sa oled valmis, jah? Tähelepanu, oot, ärge mingi närvi. Tähelepanu, käed üles! Kõik tõstavad käed üles! Pingide peal on tõsta, laseme käed alla. Kas oli raske harjutus või? Nüüd on niimoodi, et mina hakkan täiesti suvalisel hetkel teile ütlema käed üles ja te peate õigel ajal käsi tõstma. Kes valel ajal tõstab, see peab ära sööma selle valge telgi. Nii. Nii. Proovime. Kui ma ütlen midagi muud kui käed üles, siis käsi tõsta ei tohi. On ju? On ju? Nii. Politsei! Te peate pärast telki sööma minema. Nii, proovime uuesti. Käed üles! Käed alla. Maari! Ei tohi käsi tõsta. Käed üles! Käed alla. Taevas! Miks te õnge lähete? Te ei tohi õnge minna. Käed üles! Käed alla. Käed alla! Vana lõksaga alati läheb läbi. Lapsed, andke käega märku, kes ei ole täna veel ühtegi auhinda saanud. Mina! Näed, meil on auhinda puud. Nii, ma ühendame kokku vesiniku ja hapniku ballooni. Nagu näha, füüsikuid siin ei ole, sest nemad oleks juba jooksnud. Tõestus olemas. Tartus Füüsikainstituudis tegime, füüsikud jooksid. No, läksid eemale. Ega te ei karda? Esmastel vaatlustel võib öelda, et segu on liiga lahja. Aga igaks juhuks oodake, oda. Ja kui seda määrida auto peal oleva linnu väljaheite peal, kulda. Ja nüüd mõelge, kui saaks seda sama asja vannis teha. Kõigepealt natukene hapnikku. Mis tähega hakkab tema nimi? T-tähega. Ja nüüd seda teist toredat gaasi. Aga see ei varja sinu tegelik olemus. Ja su ema on suitsukaiver ja isa on kekesupp. Jah, ei ole boiler. Boiler. Ja boiler. Mis boiler? See on ju kolt. Lapsed, kas see on kolt toome? On piisav kogus. Ei ole mõtteliselt soojendus. Selge, meil on natuke soojendus vaja teha. Aga ma näen siis praegu ära. Jah, ma ei seda. Jah, tule. Teeme veel! On hirm ka või? No veidi ikka on, jah. Oled enne hüpanud? Ei ole, veel ei ole. Esimene kord? Jaa. Aga 10 minuti pärast võin juba öelda, et ta on hüpanud. Sparm. Oled sa valmis? Nii valmis, kui ma olla saan, jah? Rohkem valmis ma ei ole. Siis ma loen 3-st 1-ni. Käed üles pea ees olla, okei? 3, 2, 1, mine!
õigus. Oi. See on hüva leili nüüd. Nii, kuidas see lahti käib? Koki? Väge. Aitäh. Olete esimest korda siin kauplemas? Teist korda. Tulete hea meelega tagasi? Jaa, sest me ise mõõdame seda platsi. Niimoodi. Aga müütate te nüüd... Müütame murutraktori, näete, ma näitan teile. Murutraktori kärusid, siis me müütame suuri istepakke, müütame saunavihtasid ja näete, mis selle murutraktori käruga teha saab. Laste üritustel sõidutatakse lapsi, emmetissid võivad ka peal istuda, siis tehakse sellega tööd, see on hästi kerge, naisterahvas saab ka sellega, kui käsikäruga hakkama, siis tehakse puuvedu, siis veetakse kartuleid, siis siin ongi demonstreeritud, kuidas ta lihtsalt nagu on võimalik ka käsitööd teha ja selline ka koju transpordivahend. Et mees saab lõpuks ka laadalt koju või? Just. Kuulge, alati on olnud läbi aegade seda küsimust, et millal need vihad peab tegema, millal see õige aeg on? Siis kui on õige aeg, siis ongi õige aeg teha. Seda tunneb alles talvel, kui lehed kinni on, siis on õige aeg. No ütleme niimoodi, et mitu talve on möödunud, et lehed ära ei ole tulnud sellelt vihalt, mis sina teed? No 1.15 vähemalt. Ette valmistada. Viht tuleb ette valmistada? Valmistada selleks, kui teda sopsutama hakata vastu keha. Kuidas see käib? See käib läbi kuuma vee. Ühelt poolt, teiselt poolt ja ongi viht valmis. Ükski leht lahti ei tule, võib mitu korda kasutada vihta. Mitmel saunal. Ja siis kingituseks... Ma arvan, et tead sa, kui ikka väsinud mees oled, siis selle vihaga ätta ei jää. Ja see on juba mitme mehe viht. Teeme ruumi! Meil läheb kohe võistluseks, meil on olümpiamängud, me läheme Pekingi olümpiamängudele. Ja siin peab, tähtis on, tuleb kiiresti joosta nuustikud juurde, nuusata nina, puudaks nakkuda ja tagasi joosta. Tähelepanu, valmis selleks! On täitsa läbi. Ma ei jaksa enam seista. Ma ei jaksa enam kõndida. Ja pääsme! Iga tütar laps teab, et temast naine kord saama peab. Iga tütar laps tahab, et kui lapse põlkord jääb maha, siis kaasa võtta võib hea.
ja teie hüüate kõva häälega. Olge valmis. 1, 2 ja lihapallid. Palun väga kinni püütud. Nüüd on pilt jälle täiesti selge. Oi, mis asi teil on? Kas te olete äsja ostetud kilekotist veel välja võtmata? Väga hea, minge seiste ka sinna vahele. See on väga hea, sest teadse, kui see hakkab tiputama, need suured kollase kütsiga tiputama. Nii, sõbrad, teie härra, kui te ka juhtumisi Karlsson ei ole, siis minge sinna ritta. Minge teiste juurde ritta ja teie kena proov. Haigalu näete? Oi, sina poiss. Kuule üks sihib mingisuguse atribuutikaga veel. Olge ettevaatlikud. Ärge jamage ära. Seisan mere kaldal, 2 jalga on koos. Kõht on sees, nagu mul. Vabandage, papid. Rahulikul kuulake, mis teiega räägite. Sobib juba hästi. Sina pakud neid mütse, mille kohta saab öelda, et ma mäletan, et see oli aasta 1970, siis kui oli EPT aeg. Kust kohast see selline retrohuvi on tekkinud? Sõber kogub vanu mütse. Ja siis me otsime ja leidsime selline huvitava koha, kus oli neid rohkem kui 1. Ja nüüd nad on veel alles, aastast 87. Kas need on originaalid ikkagi, et ei ole nüüd tänapäeval tehtud? Originaalid, jah. Näed, siin on tänapäeva müts järgi tehtud ja need on siis vanast ajast veel mütsid. Ja siin on veel mõni vana pakend alles. Täiesti originaal. Selge. Ma isegi niimoodi võttaks, et peaks nagu topelt hinna andma originaalsuse eest. Jaa, ongi. Hind on juba poole võrra alla lastud, nii et see on juba omaette asi siin ette. Tervist! Vaadake, nüüd see laat on omal ajal juba selle poolest, et siin on tunduvalt rohkem need käsitöölisi, kes teevad oma kättega seda ilu ja seda rõõmu. Öelge, kas selle laadal on teil läinud paremini kui tavaliselt? Ma ütleks, et on läinud natukene rahulikumalt kui tavaliselt. Viljandi folk on eriti popp käsitöö aeg. Nii et meil läheb ehete osas alati Viljandi folgil väga hästi. Siin on natukene rahulikum, siin on kõike muud väga palju ja muud teha. Aga meil on kogu aeg siin tore vestelnud inimestega ja pidevalt keegi teeb natukene midagi. Kas Viljandi folk just sellepärast ongi, et teil on kõik need asjad värvilised aastast 60-70, siis kui olid pikad juuksed ja alt laiad teksad moes, et on see sellepärast, et see aeg on justkui tagasi tulemas või? Suvi on selline tore aeg, et siis on nagu vabam ja need ehted on ka natukene vabamad. Siis saad lasta fantaasial lennata ja riputada kõik endale külge. Aga kuna mina siin siidist ja pärlitest teen, et siis on selline hea suve teema, et tõesti sobib hästi folgiga. Värviliste inimestega sobib sellise vaba ja sooja ajaga.
Neila valla talendikamale külale auhinnad. Ja alustame 3. kohast. 3. koht. Triobeti kaardikeskuse kinkikaart ja raamat ja see läheb Jõgisoo seltsis Segasem. Neila valla talendikaim küla, teine koht. Kajamaa Robin Hoodi viburraja kinkikaart pluss raamat ja teie aplausi saatel Kumna küla! Aitäh! Tänud! Ja nüüd Neila valla talendikaim küla, esimene koht, ekskursioon Saku pruulikotta koos degusteerimisega ja raamat. Teie mütsiku aplausi saatel Ääsmäe küla! Palju õnne! Ja Ääsmäe saab ka endale selle õiguse korrata. 1, 2, sa siiski mu südames, jaa! Sa siiski mu südames! Elav Ääsmäe! Ja päiksepaistega ma olen õnnelik koos teiega. Igav rõõmus ei ole keegi, kui loodusrüppes on musta vee. Alustas hommel maailmas rändan ja otsin õnne, kus asub see. Aitäh! Päikese varjus, hallides majades, ööpäeva lõppu ootavad paljud veel. Ja sõbragi kokku ja pidu elukene nende kuid. Sabu on veel päeva, ei soovi olla üksinda. Suve kuulus veel, et üks teid veel.
kui hommikuti valutamas sinu pea, ütleme otse, ei oska juua saa. Kas see pole ilus, kui üksinda jood? Seltsis on ju segasem, siis võtame tšut-tšut ja siis on väga hea. Kõik olema saab hea, kõik olema saab hea, ma seda tunnen, väga hea. Siis kõik on väga hea, ma tunnen meie tähetund veel saabub, väga hea. Kõik olema saab hea, kõik olema saab hea, ma seda tunnen, väga hea. Siis kõik on väga hea, ma tunnen meie tähetund veel saabub ja saabub.